Nii et ma arvan, et tüüruk läks haiglasse ja ta suri. Ta suri, ta on surnud. Noor ema sureb pärast seda, kui teda pekstakse kortermaja ees läbi ja kogu juhtum salvestatakse ühe tema ründaja poolt. Ma tapan su ära. Ma tapan su ära. Ma tapan su ära. Kui üks ründajatest politsei ülekuulamisel selle juhtumi kohta küsitleti, ei suutnud teismeline tüdruk naeru pidama saada. See kuradi asi paneb mind tundma, nagu ma läheksin põrgusse. Seda ma ei hakka salgama. Vaatame lähemalt seda kurja plaani, milles epistasid Antonetta Stevens ja Janine Gonzalez. Mina olen Elisabeth Milner ja see on Female Criminals. Alustame. On 2022. aasta 11. august. Oleme Gwinneti maakonnas Georgias, Atlanta lähedal. 30-aastane Ashley Boca-Bocanegra on noor ema. Tema poeg on vaid 7 aastat vana. Ashley oli Floren Decori poe juhataja ning just seal jäi talle silma üks tema töötajatest. Tema nimi on Daniel Gonzalez ja tema ning Ashley vahel on tööl omamoodi suhe. Kuid on üks probleem, mis on suurem kui kolleegiga flirtimine. Daniel on suhtes teise naisega, 27-aastase Antonetta Stevensiga. Neil on isegi ühised lapsed. Ja umbes sel ajal on Danieli noorem õde, 17-aastane Janine Gonzalez linnas külas, tulles nende kodulinnast Buffalost, New Yorgist. Kui Antonetta saab teada, et tema mees petab teda ja seda veel oma enda ülemusega, hakkab ta vihast ja raevust keema. Nii mõtlevadki Antonetta ja Janine koos välja plaani, et panna Ashley kahetsema, et ta üldse Danieliga kohtus. Ja nad lasevad oma emotsioonidel varjutada igasuguse inimliku sündstustunde. Plaan? Antonetta meelitab Ashley nende kortermajja ja nad saavad ta sinna Danielina esinedes, lootes, et Ashley läheb õnge ja tuleb kohale. Ja see töötabki. Ma arvan, et ta läks vannituppa. See on Antonetta, kes räägib ja Janine kõnnib tema taga, salvestades kõike oma mobiiltelefoniga. Kui Ashley saabub, ründab Antonetta teda. Ta hakkab teda jõhkralt peksma, samal ajal kui Janine õhutab teda tagant ja salvestab kogu juhtunu oma mobiiltelefoniga. Video on väga jõhker. Antonetta löögid Ashley pihta on vägivaldsed. Lase mu juustest lahti. Lase mu juustest lahti. Võta sõrm ära. Lase mu juustest lahti. Lase mu juustest lahti. Lase mu juustest lahti. Lase mu juustest lahti. Sa tõuseb püsti. Lase mu juustest lahti. Kurat, lase mu juustest lahti. Lase mu juustest lahti. Ma tapan, stopp. Sa kõlad nagu sul poleks keest. Nii et ma võiksin talle praegu veel hullemini teha. Jah, ma olen lõpetanud. See on hea. See on... Hea. Kas sa tahad ka sellest osa saada? Janine, jah, tahan küll. Lõpuks peksmine lakkab, kuid pilked jätkuvad. Janine, ta tahab, et teda rünnataks. Jah, pole probleemi. Me ründame teda telefoni pärast. Ei, Ma olen lõpetanud. me ründame sind. Ma olen lõpetanud. Me ründame. Kas telefon on sinu käes? $5. Sa tahad, et meil mõlemal oleks telefon? Mina olen. Ma pean hommikul minema. Pärast seda, kui sa oled terve nädala hilja tööl olnud. Helistan su ettevõttesse. Ütlen, et sa kuritarvitad oma töötajaid ja neid ning kasutad seda nende vastu. Ja. Tule mu ukse ette. Sa saad tõesti jälle peksa. Kui selline jõhker peksmine toimub päise päeva ajal kortermaja ees, pole ime, et keegi helistab hädaabinumbrile 112. Ashley suudab sündmuskohalt ise lahkuda ja läheb hiljem ise haiglasse. Kuid Gwinneti maakonna politsei on kaklusest teada saanud ja politseinikud lähevad Antonetta korteri juurde. Tead küll, see sama korter, mida ta isegi Danieliga jagab. Politsei tuli sinna, et teada saada, mis juhtus. Antonetta on valmis looga, aga see ongi vaig lugu. See tüdruk, ta elab selles majas. Ta on maganud minu kihlatuga. Ta töötab seal ja ta on tema ülemus. Ja ta sunnib teda endaga seksima ka pärast seda, kui ta on selle lõpetanud, ähvardades ta vallandada. Ja me hakkasime siin tülitsema, sest ta tuli minu koju.
See on minu kodu, tema elab hoopis sealpool. Olgu. Kas kõik on praegu majas? Ainult mina viiklesin. Ainult Disney, see tüdruk, tema lahkus. See, mida Antonetta politseinikele räägib, on hoopis erinev sellest, mida nägime Janini salvestatud videos. Me ei kavatse lihtsalt niisama teie korterisse sisse astuda, nii et praegu olete majas ainult teie 2. Südamevalu. Mul on raske aeg. Esinu õde. Olgu. Üks naine tuli minu koju. Nii et me veendume, et kõigil oleks kõik korras, sest nad juba helistavad. Kas sinu õde on seotud? Minu õde? Jaa. Ta on mu õde. Ei, see on minu venna naine. Kas ta on seotud? Ta oli seal. Kas te vaidlete või hakkate vaidlema? Ei, me ei süda. Mis? Lähme siis sisse. Nii et... Olgu, hästi, aeglusta veidi. Sa läksid. Naine, kellega ta on maganud. Kena? Koos põhja poolt. Nii et ta töötab Floor and Decoris. Ta on maganud oma juhatajaga. Ja see oligi see, kes siin oli. Jah, okei. Ja ma olen seda juba mõnda aega tundnud. Eile ma kõndisin Quick Tripi poole. Ma nägin neid koos kõndimas. Ja sa oled naine. Sa tead, kuidas naiste intuitsioon töötab. Ma tean, et see on sinu tüdruk. Ma olen teda näinud. Me oleme parimad. Kuule, me lõpetasime selle ära. Kõik oli korras. Täna hommikul nüüd ta helistab, saadab talle sõnumeid, kirjutab, ütleb, et ta tuleb siia. Ma ootasin teda. Ja siis ma nägin teda, sest ma olin lihtsalt raevunud. Mul on väga süda murtud. Näed, ma hakkasin eile oma asju pakkima. Mitte midagi pole isegi kottidesse pandud. Ma olen praegu lihtsalt vaimselt läbi, sest see on inimene, kellega ma tahtsin manaks saada. See on inimene, kellega ma tahtsin oma elu jagada. Ja ma tunnen end räpasena, ma tunnen end vastikuna. Ma tunnen, et mu süda on murtud. Ja ma tunnen, et see on arusaadav. Olgu. Aga praegu on kõik korras. Ma ei kavatse kedagi vihkama hakata ega midagi sellist. Ma ei ole ühiskonnale ohtlik. Ma olen lihtsalt väga murtud südamega, et inimene, keda ma armastasin, on selliseid asju teinud. Me lihtsalt pidime veenduma, et kõigil on kõik korras, sest sa said kõne. Ta oli seal, ta on olnud sees, temaga on kõik korras, me ei tülitse. Kas teiega? Ta tuli kohale, et te saaksite temaga kakelda. Ei, ta tuli siia, et temaga kohtuda ja siis ma tabasin ta ning peksin ta läbi. Lõpuks lahkuvad politseinikud ja Antonetta ning Janine jätkavad oma päeva, kuid mõned tunnid hiljem tulevad uurijad tagasi Antonetta ja Danieli korterisse. Ma tean, et need olid tüdrukud, kes kõndisid. Nad läksid Quick Tripi. Neil on Ashley kohta väga halbu uudiseid. Tere, ma olen detektiiv Carter Gwinnett maakonnast, Colleen. Internet? Ja, tere, siin on detektiiv Bobby, seersant Bobby. Tere. Või seersant Bobby. Anna, me teame, et täna juhtus üks vahejuhtum. Ja, kas keegi on sulle sellest pärast seda helistanud? Ei, kas aitab mind? Noh, me saime selle kohta just veel ühe kõne. Nii et ma arvan, et tüdruk viidi haiglasse. Okei. Ja ta suri. Ta suri. Ta on surnud. Aga me teame, et enne seda toimus mingi konflikt. See oli mõlemapoolne ja ta tuli siia. Jah, me saame sellest aru. Aga meie selle tõttu. Ma tapan kellegi ära. Ma saan aru. Aga selle tõttu peame me teiega rääkima ja saama teilt ametlikuma ütluse. Muidugi, okei. Vau, mul on selle pärast väga kahju. Jah, see polnud minu kavatsus. Ma olen vaimselt palju läbi elanud. Mul on bipolaarne depressioon. Ja mul on praegu lihtsalt väga raske. Ja tead, ma tulin siia põhjast koos oma kihlatuga. See on tema. Ma tulin siia koos oma kihlatuga. Jah, okei. Jah, oled sa õde? Jah, okei. Ma tulin siia koos oma kihlatuga. Alustasime uut elu, ostsime maja, kõik sellised asjad. Ja ma ei oodanud kunagi, et ta sisuliselt petab mind kellegagi töökohal. Ashley suri raskete vigastuste tõttu, millega sai Antonetta Stevensi ja Janine Gonzalesi käe läbi. Nii et nüüd on tegemist mõrva uurimisega. Uurijad peavad rääkima Danieliga, kes on, nagu mäletate, Janine'i vanem vend ja Antonetta kihlatu. Kuid ta ei tea veel, et Ashley on surnud. Aga palun, mul polnud sellega tõesti mingit pistmist. Ma magasin seal, ma olin oma lastega, ma pidin oma laste eest hoolitsema. Nii et tema on kui ma olen abielus, siis tema on sinu tüdruksõber. Ja siis see teine tüdruk on sinu õde? Ma ei ole kindel, kas ma suudan seda teha.
kuule, me tuleme siia tagasi ja räägime sinuga omaette, sul on lapsed, aga me jätame sind praegu siia koos su lastega. Me viime ta üles ja räägime temaga ja su õde läheb ka. Nii et siin on ainult 2 autot, veel 1 auto ja ongi kõik. Ja siis liigume edasi. Kas sa saad aru? Jah, härra. Kui kaua sa siin elanud oled? Umbes aasta aega. Umbes aasta. Kas sa tunned Ashleyt? Kuidas sa seda tead? Mul ei ole motivatsiooni. Nii et neil oli täna pärastlõunal juba see vana tüli. Ja ta ütles... Millest sa ei tea midagi? Ei, mulle öeldi, et kui ma magasin, siis ta võttis mu telefoni ja läks sinna sisse. Ja jah, ta kustutas selle sõnumi ning ka sõnumi minu e-postkastist. Ja siis ta andis mulle mu telefoni tagasi ja lihtsalt käis mu telefonis ringi, jah. Vaatis sellele naisele sõnumi ja ütles, hei, ta teeskes põhimõtteliselt, et on mina. Ma tean, et ilmselt peaksin, ma vannun, et tal on tõenäoliselt endiselt alles need sõnumid, mis ma talle saatsin. Nii et ta kirjutas mulle ja oli nagu ta teeskles, et on mina ja ütles, hei, mu naine viskas mu välja. Ta ei ole tegelikult mu naine, aga ta ütles nii. Ma arvan, et see on see, mida ta ütles, kui me isegi ei teadnud, nii et ta viskas mu kogukonnast välja. Ma näen, et sa põhimõtteliselt kuulsid, mida ta minu vastu tunneb siin toas. Daniel annab oma telefoni üle detektiivile, kes leiab tõendeid sõnumite kohta, mille Antonetta saatis Ashley'le varem sel päeval. Kus sa oled? Ma pean sind nägema. Ma olen voodis. Ma tahan, et sa oleksid siin. Nii väga. Saa minuga kokku, palun. Mul on raske. Mind visati välja. Kas sa räägid tõsiselt? Seda ma ei teinudki. Jah, lase, ma panen selle. Mida ma ei teinud? Kas ma panen ruttu midagi seiga? Olgu, ma olen väljas. Okei, kohe hakkan tulema. Kui kaua? Praegu võtan oma võtmed. See on juba hoopis teine lugu. Ma ei tea. Oota, ma tulen kohe. Olen varsti kohal. Okei. Kohtu minuga taga. Ma ei taha mingeid probleeme, eks. Ma näen seda liiga tihti seal taga. Niimoodi. Nagu... Mul on terve auto. Ma näen teda oma sõidukiga. Rääkis mulle ühest maja taga olevast alleest. Kui te mind vabandaksite, kas taha minnes on see sinna poole? Ei peab seal olema. See on jama, mees. Ma tean. Kas ta sai viga? Ma näen sind. Nagu päris tõsiselt. Nii et... Ausalt öeldes ma ei hakka mingit etendust tegema. Ma ei hakka karjuma ega talle helistama. Ma lihtsalt tahan teada. Jah, me saime natuke aega tagasi haiglast kõne. Ja ta tegelikult suri. Ei, lõpeta naljatamine. Palun, ei päriselt. Palun lõpeta naljatamine. Palun lõpeta naljatamine. Istun maha, istun maha, istun maha, istun maha, istun maha. Istun maha, istun maha, istun maha. Palun lõpeta naljatamine. Hinga, kui Daniel variseb Ashley surmateate peale kokku, on tema noore mude politseijaoskonnas ja astub ülekuulamisruumi. Janine'il pole näiliselt aimugi. Nüüd on temast saanud mõrva uurimise kahtlusalune. Liiga kaugele, mürgine, On vahetult enne kella 1 öösel ja nüüd teab Janine, et ta nägi, kuidas naine peksti tundide eest surnuks. Ta laulab endamisi, kui ootab, samal ajal ootab ka Antonetta järgmises toas. Jah, ma tahan teada, kui kaua läheb aega, kuni uurija tuleb. Nad on praegu siin. Ma ei taha sinu praegu rääkida, ainult 9 hetkeks. Olgu. Uurijad lasevad tal oodata. Ta istub mõnda aega kannatamatult. Vabandust, et tülitan, aga kas sa tead, millal nad tulevad? Nad on siin. Ma pole üldse maganud. Nende ülemad saatsid nad just kontorisse. Olgu. Nad tulevad kohe tagasi. Olgu. Kas sa tahad vett või midagi sellist? Lihtsalt ma pole eilsest õhtust saadik maganud. Mul on olnud väga pikk päev ja öö. Ja ma saan aru, et see on vabatahtlik, nii et ma tegelikult tahtsin tead küll. Okei, jah, nagu ma ütlesin, ma tulen sinna. Ja. Okei. Raha hangimine. Tere, me tuleme kohe paari hetke pärast, eks? Olgu. Lihtsalt ma ei ole terve öö maganud. Ma saan aru, tead, me peame selle nüüd ära tegema. Ma teen seda. Meil on vaja tegeleda nende protseduuriliste asjadega, tead küll. Nii et anna meile paar minutit, eks? Ja kui kaua? Olgu, võtke rahulikult aega. Siis on detektiivid Carter ja Reia lõpuks valmis kuulama, mida tal öelda on. Kas te mõistate kõiki neid õigusi, mida ma teile selgitasin? Jah. Okay. Vabandust. Kas teil on need õigused meeles ja soovite need meiega rääkida?
no ma tahan küll advokaadiga rääkida lihtsalt. Sest olukord on nii tundlik. Ma ütlen nii palju, et tead, ma ei lähe kunagi välja selleks, et kellelegi kahju teha. See ei ole minu kavatsus. Ma tunnen end tõesti väga süüdi kõige pärast, mis selle noore naisega juhtus. Ma ütlen ka seda, et tead, mul polnud täna üldse kavatsust temaga tülli minna. Ta tuli minu koju, otsides minu killatu. Me vaidlesime, mind löödi, me kaklesime. Ma tunnen end tõesti halvasti, aga tead, ma tõesti, ma ei tea, ma lihtsalt tead, see on... Ülekuulamine lõpeb. Ashley on surnud ja Antonetta Stevens valetab silmagi pilgutamata, samal ajal, kui ta ühes hingetõmbes advokaati nõuab. Nüüd keskenduvad detektiivid Janine'ile. Hei, vähemalt ei ole siin sees põrgu kuum, eks? See näeb mugav välja. Ta on ikka veel siin, sellest ajast, kui ta oli 30. Kus see naine on? Ma vannun, see oli lihtsalt Maraja. Sa ütled, et see teeb haiget. Ma tean, et kohtusin sinuga sekis, sinu korteris. Ja, mina olen detektiiv Carter. See on detektiiv Maraja. Ta üritab ikka veel kõigest aru saada. Nad ajavad Janine'iga veidi juttu ja siis lähevad täpselt selle juurde, mis tol päeval varem juhtus. Jah, räägi lihtsalt põhimõtteliselt kõik läbi, kuna ma ei olnud kohal ja üritan nüüd järele jõuda. Mis siis juhtus? Las mailstas see, kui me jäime vabadest. Okei, nii et sellest ajast, kui ma siin olen olnud, ei ole neil omavahel head suhted olnud. Nad vaidlevad või midagi sellist. Nii et mu vend, kuna ta mees, petab. Nagu alati, tead küll, ta tunneb end kõlvale jäetuna ja arvab, et petmine on okei. Nii et ta räägib mulle sellest. Nii et ta räägib mulle, kellega ta on petnud ja muud sellist. Nüüd, mina ja mu kasuõde, ma mõtlen mitte kasuõde, vaid mu venna naine, me oleme väga lähedased, nagu tõesti lähedased, saad aru? Ta on mulle rohkem nagu õde, kui mu vend on mulle vend, saad aru? Ja, nii et me oleme väga lähedased. Kui ta mulle rääkis, olin ma lihtsalt nagu, mis mees. See on naiste solidaarsus, jah, eks. Eriti siis, kui kohe pärast seda, kui ta talle ütles, pärast seda, kui ta mulle rääkis, mida ta teeb, tahtis ta seda temaga teha. Ma olin lihtsalt nagu, ma kavatsen talle rääkida, siis ta ei tee seda temaga. Nii et ma ootasin paar päeva, sest ma polnud kindel. Ma ei tahtnud olukorda hullemaks teha, sest ma juba teadsin, et neil on probleemid. Nii et mõtlesin, et võib-olla tuleb see ise välja, enne kui ma pean midagi ütlema. Ilmselgelt tuli see välja. Aga ma rääkisin talle ikkagi. Nii et 2 päeva enne seda päeva me lihtsalt puhkasime, tema töötas ja Daniel tegi talle midagi, mis teda ärritas, nii et me rääkisime või midagi sellist. Ja nüüd olen otsustanud, ma unustasin sulle öelda. Ei, ma ei unustanud, aga ma ütlesin tead küll. Nii et ma nagu rääkisin talle, mis juhtus, ta selgitas, et ta pettis või midagi sellist. Ta oli nagu tõesti, ta ütles mulle, et ta on pahane. Nagu ei, nüüd olen omadega läbi, sest tema saab minu peale vihaseks. Okei, nii et me vendisime koos kirktripi poole. Kui me kirktripi poole kõndisime, panime mõlemad oma sammud ühte rütmi. Kirktripist tulles, nii et nemad alles lahkuvad. Ja meie alles tuleme. Nii et jälle on selline hetk, kas see on Daniel, kes kõnnib? Nii et see oledki sina seal. Nagu, kes see on? Näed, nad niidavad alati muru või midagi sellist. Aga enne, kui me läksime kõrguudi poole, küsisime temalt. Kas sa saad meid oma pausi ajal poodi viia? Ta ütles, et ei saa oma pausi ajal lahkuda. Kui me nägime neid kõndimas, siis oli nagu, sa just ütlesid, et ei saa oma pausi ajal lahkuda. Nüüd tahad poodi jalutada. Nii et nüüd on ta pahane. Sa oleksid võinud mind poodi viia ja nüüd jalutad selle tüdrukuga, kelle kohta ta just mulle rääkis, kuidas ta välja nägi ja ta vastas kirjeldusele. Janine räägib edasi, jutustades loo sellest, kuidas Antonetta viskas Danieli korterist välja. Nii et ta saab selle, mis iganes ega poleks. Ja siis ma arvan, et ta tuli teda vaatama. Sest ta visati välja. Ma ei tea. Ma vaatasin kõiki neid sõnumeid, ma pole kindel, mida öeldi. Aga ma arvan, et ta tuli teda vaatama, sest ta visati välja. Ja on veel üks sõnumivahetus, nii et ta otsustas
nagu jah, nüüd ta on kohe tulemas sind vaatama, nüüd ma kavatsen talle kallale minna, sest sa just päästsid mind tema käest alles hiljuti. Sa tead küll, sa tead, nii see oligi, nii et ta tuleb. Nii et mina ja Neta, me läheme ja ta tuleb majja. Tead küll, suur tüli. Suur tüli, nii et pärast tüli. Me ütlesime talle telefoni teel. Me tahtsime tema abikaasale helistada, et talle teada anda, et tead, seal on mõned pudelid. Ta teadis, kes see oli, sest ta valmistus selleks, tead küll. Ja see oli lihtsalt kaklus. Kes kakles? See tüdruk või mis iganes. Kõik ei, tüdruk, sa ei saa sellest midagi. Ei, nagu, jah. Muidugi sa tegid. Ma tean, et sa teed. Lihtsalt sul on see olemas. See on sellepärast, nagu sa ütlesid. See on sinu sõbranna. Räägi mulle sellest. Või kuidas see oli? Ma ei läinud hulluks, sest ta on nii pisike, nagu sinust juba piisab. Ma ei pea teda lööma ega teda tirima, ma ei pea seda kõike tegema. Mul on kõik hästi. Ma annan talle väikese laksu ja ongi kõik. Kus sa selle kaelavigastuse said? Ma ei tea, ma tegelikult ei tea. Janine on just tunnistanud, et mitte ainult ei vaadanud ta kaklust, vaid andis ka ise mõned löögid. Mis selle lõpetas? Ma ei tea. See on imelik küsimus. Ma pole kunagi ära muretse selle pärast. Kas keegi ei öelnud midagi? Või Ashley? Ma mõtlen, ei. Ta lihtsalt, ma pole kunagi kõigi nende kapluste jooksul, kus ma olen olnud, ma pole kunagi näinud, et keegi kakluse ajal möliseks. Nagu samal ajal, kui sa saad peksa ja räägid. Kurat, ja mitte kunagi. Mitte kunagi. Pole midagi läbi elanud. Milline ta oli? Ta oli lihtsalt selline, tead küll, kurat ta ei taha sind. Seda ta mulle ütleski. Tead küll, lihtsalt kuradi. Ma läksin sinna ja siis see oli lihtsalt nii imelik kaklus. Ta lihtsalt rääkis kogu aeg. Siis ta ütles, et ta on Janine'i õde ja ta lihtsalt naeris kogu aeg. Kuradi see oli imelik. Ta oli imelik inimene. Mitte kunagi. Ma olin seal, okei. Carter ja Areja teavad nüüd, et Janine ei räägi tõtt, vähemalt mitte täielikult. Nii et nad seavad ta silmitsi tema vennalt saadud teabega. Ja, me tõesti rääkisime temaga kaklemisest. Me olime sellest rääkinud juba sel õhtul, kui neid koos nägime ja see viis selleni. Jah. Ja te tegite seda nii, et kirjutasite talle oma venna telefonist. Jah. Nii et ta ei teadnud, et te kavatsite minna ja temaga kakelda. Noh, ma ei tea, mis nende sõnumites öeldi. Nagu ma ütlesin, mina ei olnud see, kes kirjutas, aga ma tean, olen üsna kindel, et ta võttis teema telefoni. Nii et jah. Oled sa kindel, et need olid kaklemise kohta sõnumid või oli see midagi muud? Ma ei tea. Sa ei tea, sa ei taha seda tunda. Sa oled kogu aeg aus olnud. See on okei. Nii et, kui sa alustad, sa oled tark, see oli tark käik, sest sa tead, sina oled Texasest, nad tulevad üle rannast. Kurat, nad ei tule niimoodi üle. Hei, kui ma lähen, te olite targad, te mängisite selle tüdruku korralikult üle, muidugi. Ta teadis, et nad magasid koos. Ei, ta oleks igal juhul tagasi tulnud kaklema ausalt öeldes. Sest ta ütles meile, et kohtume temaga pärast 5 või millalgi kell 5 hommikul. Siis ma ütlesin, ära tule. Siis, kui me läheme, saab ta keskuses kinga, nii et me ei kakelnud temaga sel päeval. Aga varem sel päeval ta ei teadnud, et ta satub kaklusesse. Ja tean, et ta on surnud. Ma tean, et see on nii. Kas sa tead, et ta suri? Nagu võitlusest saadud vigastuste tõttu. Ta jõi nagu palju kohvi, aga see oli sellepärast, et ta sai võitluse ajal vigastada. See on hullumeelne. Kuidas see sind tundma pani? See kuradi tunne oli olemas. Mul on tunne, et lähen põrgusse.
aga ma ei hakka valetama. Yeah. See on tõesti hullumeelne. See on hullumeelne. Ja ta ei ole kuigi suur naine. Ei, ta ei ole. Nüüd, Janine ei pruugi sel õhtul põrgusse minna, aga ta läheb kindlasti vanglasse. Ja hoolimata sellest, mida Janine ja tema väidetav kaasosaline Ashleyga tegid, itsitab Janine aeg-ajalt selle vägivaldse rünnaku õudset kirjeldust jutustades. Ashley on päris rängalt läbi pekstud. Ma ei tea. Siis mul on kahju, ta kukkus, kui ma ukse avasin, ma nägin teda, ma olin nagu kurat. Ja ma lõin ukse kinni, sest ta oli nii halvas seisus. Ta tõesti tegi seda, ta tõesti tegi seda, ta tõesti tegi seda, ta tõesti tegi seda, ta tegi, ta ei teinud seda, aga mina ei tegutsenud. Ma ei tea, sest ma tõesti ei näinud teda pärast seda. Nad panid mind taha istuma, sest nad olid mul kogu aeg kannul, nii et ma ei näinud sellest midagi. Aga ma tean, et nad olid ukse juures. Nad vaidlesid infot nõudes. Nii et sa ütled, et kui ta oli maas, siis sa tallasid teda? Ma ei öelnud seda kunagi. Ei, ma kuulsin, et sa ütlesid, et tallasid teda. Ei, ma ei öelnud seda kunagi. Mida sa tegid, kui ta oli maas? Nii et mina Tõmbasin tal juustest. Enne kui nad viiakse vanglasse, teevad kriminalistid mõlemast naisest fotosid, dokumenteerides kõik rigastused, mis neil võivad olla või puududa. Kas su käed on juba kinni seotud, Colton? Kuidas oli? Okei, sa teed mind närviliseks. Okei, ma ei räägi. Janine juba teab, et talle esitatakse süüdistus kallaletungis, kuid detektiiv Areja on talle üllatuse varunud. Nii, et sulle on süüdistused selged? Jah, ma arvan küll. Jah, see on rööv. Rööv? Kuidas siis? Jah. Mis? Rööv? Jah. Me ei varastanud tema telefoni. Me arvasime, et ta võiks tulla siia majja. Nagu me oleksime selle võtnud. Jah, ta sai selle kätte, sest ta sai oma telefoni tagasi. Ma just sest sult, et eelmine aastal Leemur, me andsime talle telefoni tagasi. Me tegime seda ainult selleks, et saaksime tema mehe vallandada, aga me muutsime meelt. Olgu. Jah, selleks päevaks ta sai oma telefoni tagasi. Ta ütles, et sul on lubatud see võtta. Ei. Olgu. Jah, see on rööv. Teine süüdistus on mõrv. Jah, sind süüdistatakse mõrvas. Nii. See on küll halb. See on sügav vend. Jah, see on kuradi hullumeelne. Ei, mis? Mõrv. Ma hoidsin noa käepidamist kinni, lasin tal selle lihtsalt ära tõmmata. Jah, see on tõesti kuradi, see on tõesti ebaviisakas. Kas sul on mulle küsimusi? Ei, tegelikult mitte. Olgu, ma lihtsalt tahan täpsustada, see on raske kehaline väärkohtlemine, rööv ja mõrv. Need saavad olema sinu kolm süüdistust. Minu omad? Ja tema asjad on tema omad. Mida ma röövisin? Mobiiltelefoni. Ole lihtsalt veel paar minutit kannatlik, eks. Antonetta Stevens ja Janine Gonzalez on Gwinneti maakonna vanglas süüdistatuna raskendatud kehavigastuse tekitamises, röövis ja kuriteo toimepanemise käigus toime pandud mõrvas. Mõlemad kannavad 20 aastast vanglaparistust röövi ja tahtliku tapmise eest Georgia Pulaski osariigi vanglas. Nende vabastamine on planeeritud aastaks 2042. See oli selle osa lõpp. Mina olen Elisabeth Milner. Kohtume siin jälle järgmisel korral uue naiskurjategijaga.